ja järgmine esineja on meil Ulvi Meier. Aplaus Ulvile. Ja enne kui Ulvi alustab, mainin ära mõne sõnaga, et Ulvi on Kolga muuseumi juhataja, aktiivne kohalik kodulauurija, kes on kasvanud üles otse Kahala järve kallastel ning tunneb siinseid külasi ja nende lugusid paremini kui keegi teine. Tema mälestused järvest, selle ümbruse inimestest ja vanadest legendidest toovad kuulajatele elavalt lähedale piirkonna värvika mineviku. Muuseumi juhina on Ulvi aidanud talletada ja säilitada Kuusalu kihelkonna kultuuripärandit, sealhulgas Kolga mõisa esemeid ja arhiivimaterjale. Tema giidituuri ja jutustused seovad lihtsas ja südamlikus vormis kokku ajaloo pärimuse ja kohalikud mälestused. Täna jagab Ulvi meiega meenutusi Kahala järvest ja selle kunagisest väärtustest nii kohalikule talupojale kui ka Kolga mõisas elanud mõisapreilidele. Samuti pajatab ta erinevaid värvikaid mälestusi kuldsest kolhoosiajast. Kuulmata ei jää ka järvega seotud salapärased legendid ja muistendid. Igatahes väga põnev ja palun Ulvi. Töökas kollektiiv, Meelis on kaamera taga, operaator Kõps ja Anu on siis minu assistent ja ta loeb siis ühtlasi ajalehe artikleid, et see tuleks selline mahlakas ja õige keelekasutuses, kui mina seda ümber jutustan, see ei tule nii välja. Ootame nüüd üks hetk. Seda kaarti praegu, mida te näete, seda kõik näinud. Et on siis selle joonistanud Anu Karjats, Kolga muuseumi endine juhataja ja selle ümber olen siis mina aidanud panna neid selliseid vanu kohanimesid, sest ütleme me teadsime kõik lapsena ju, et igal heinamatükil, igal ojal, igal kraavil, igal küürkal on oma nimi ja Kahala järv seal selline, see on nüüd ajaloolis, kultuurilooline kaart, on ta seal päris pisikene, seal on kirjas kõik, see nüüd varieerub, kui ma lugesin seal päris palju seda materjali, pindala 345 hektarit, on 346 hektarit, on 344 hektarit, iga üks siis on öelnud erinevalt. Suurim sügavus 2,6 meetrit, Kahala järv on mudajärv, seal on hõljuvat mudameetrite viisi ja tegelikult ütleme siis sellise tavalise suurema järve pinna peal on võib-olla mõnikümmend sentimeetrit vett ja ülejäänud on kõik hõljuv muda. See 2,6 meetrit, see on selline joomakoht, hiljem on see kaart vist natuke suurem, et siis ma näitan enam-vähem, kus kohas see joom algab ja kus ta lõppeb. Kui sa kõnniksid ümber järve, ma mõtlen niimoodi, seda ei saa päris täpselt teha, Janno vist ükskord proovis seda kõndida, seal on õudne, siis lääne poolt ju on soo ja raba tuleb peale, aga siis üle järve jalutades järv on suur ja ümar, on ta, no kuidas ma siis ütlen, nii üht kui teistpidi 2 kilomeetrit, mõni küll väidab 1,6, võib-olla ta on vahepeal kahanenud ja paejärsaks see jääb nüüd Kalamäe poolt, kus on siis kõige kõrgem siis selline pae klindi pinnas on siis 7 meetrit. Et sealt sa ikkagi joostud, ma nägin just, et rõõmustasin, et Ivi on saalis, Ivi, kus sa oled, lähvita meile just, et sa ikka Ivi juures mängimas käidud Kalamäel, siis sa mööda seda paerinnakut joostud. Aga paneme järgmise slaidi. Nii järvest üldiselt ja koha nimedest. Et see kaart on ikkagi sama suur, ma nüüd proovin sellega, ma ise juba ei näe, mul on see, mina olen, siis on Olduga oja, see on käsi väriseb ju. No nii, ma olen siin, kuskil on see meie talu. Nii, ja Kalamäe on siis siin, siit tuleb siis suur Kahala küla, edasi siit poolt algab Puuri küla, Muuksi, Soorinna. Need on 4 küla, mis siis ümbritsevad Kahala järve
ja mis on meil siis tähtsad kohad, ütleme sellised sakraalsed kohad. Hiie metsast rääkis ka juba Kurli, ma ise nüüd ei näegi, kus kohas see Hiie mets siin on. Et see on Hiie mets ja siin peab olema Alumets. Et Alumets on selline kõrgem koht ja on ta siis kaetud männimetsaga. Ja nüüd siit meie läksime lapsena, see on minu mängumaa, läksime lapsena üle Kustu Einamaa ja selle koha peal umbes oli siis paadisild ja meie ujumiskoht. Ja Hiietukk oli siis kohe seal taga, ilus selline, kuidas ma ütlen, kruusane rand suurte kividega. Ja ma ise mõtlen seda, kuidas ema ja isa lasksid meid niimoodi nii väikeste lastena igapäevaselt järvele minna või ujuma minna. Ega seal, kui suured ujujad me olime, aga seal paadisillad said ka vette hüpatud, mis oli minu jaoks tohutus, oli tohutud kaane. Nii et kui sa vette läksid, pärast kui välja tulid, siis kõik jalad tuli neid kaane sealt lahti repida ja kõik oli verejälgi täis pärast nagu. Aga nüüd tulles siis Kalamäe poole, ütleme siit nüüd siis Kalamäe poole, siin on Hiie talu, ma nägin, et Kolego ja Mati ja Peet kõik istuvad seal reas. Nii et ka seal nüüd ütleme, et siis teie ja siis, kus see Kõrtsi võib olla, seegi on. Nende kahe talu vahel on olnud siis suur hiis. Nii et nad on kõik nagu sellised pühad kohad olnud. Alumets, mis see alu tähendab? Alu vanas keeles on allikas. Ju ta siis on olnud palju allikaid, kus on arvatavasti ohverdatud Hiiemets samamoodi. Hiie metsast on räägitud, et arvatavasti on ta olnud tegelikult saar. Suur kruusemetsaga kaetud ja järv on olnud tema ümber, aga praegu on ta siis tegelikult ikkagi maismaa. Ja nüüd siis teisele poole Hiie metsast, nüüd ühesõnaga, millele mina toetun praegu oma ettekandes, ongi Kolga muuseumis leiduvate arhiivimaterjalide põhjal ja minu üheks kõige sellisemaks, ütleme, mis mind kõige rohkem on aidanud, mis jääb enne minu mälupitti, ma olen küll sündinud 61, aga meie Kolga uurikooli õpetaja Arno Leppnurme mälestused aastast 1962, kus ta kirjutab põhjalikult Kahala külast, kus tema on vestelnud selliste inimestega, kes on sündinud 1800 keskpaik, 1870, nii et tema mälestuste põhjal. Ja nüüd sellest Vai külast, mis siis peaks hakkama tema jutustuse järgi Kubliga mainis siit Hiie metsast ja minema siit siis Pohla ojani välja niimoodi kaares, et ja see nüüd Juhan Lindberg on sündinud siis 1873 ja annan palun loe ette. Vai küla. Hiiemetsast loodesse Hiieoja suudme kohad on kunagi olnud arvatavasti Vai küla. Vaiade ridadega mööda Järvesoo serva kuni Pohla ojani. Järvesoo servas on vaiad üsna kalda ääres, sest siin kasvab soo järvede peale. Loksa talu Juhan Lindberg, 89 aastat vana, kõneles, et tema noores põlves oma sõbraga olla mitu vaia välja tõmmanud. Üksi ei jaksa neid välja tõmmata, sest vaiad on liiga sügavad. Vaia pikkus olnud 2-3 sülda, jämedad, tükka otsast 3-5 tolli, enamasti männikuus. Vaiad olnud põhja taotud ladva poole ees. Välja tiritud vaiad olnud värsked, just nagu eile maasse taotud. Koor kui mitmes kohas veel peal. Seisnud nad aga mõne päeva kaldal, läinud mustaks ja praguliseks, neid pole kannatanud tõstagi, lagunenud kuldriks. No nii, nüüd pisut legendidest, see on selline muinasjutuline teema ja nii nägin mina ise oma ilusilmaga oma talu juurest, siis Kaasiku talu juurest järve tulemas. See on siis riiulpilv ja legendid pane edasi, eks ole. Või järve tuleb olla kõik selline legend, eks ole. Ja, et enne vanasti olnud siis Maardu järv ja Kahala järv kõrvuti, aga nende veteranad kogu aeg pülitsesid. No kogu aeg oli lärm ja liid ja käidi aga vanajumalale kaebamas, et ühele ei meeldib üks ja teisele ei meeldib teine ja ükskord sai jumalal kõrini. No mida nad kemplevad, ütles, et üks peab siit ära minema. Ja tulnudki suur pilv Kahala järve kohale
imend selle endasse ja hakkas ta kohinal siis Kahala poole tulema. Üks tükk oli pudenenud Kuusalu keeku juures maha ja sellest sai turakat. Ja nüüd edasi tuli ta siis Kahala poole, lind lendas ees ja karjus, järv tuleb, põgenege. Seal oli suur siis, kuidas ma ütlen, heinamaa, karjamaa ja mehed kündsid põllul, kes säästas, kes kündis härgadega, hobustega ja mõned panid plehku, mõned lõid käega ja tuligi järv sinna kohale ja sagas maha. Just sinna täpselt, kus mina praegu selle foto olen teinud, seal taga on järv ja osa mehi on praegu veel hobuste ja siis atradega järvepõhjas näha. Et selline legend siis järve tulekust. Nii Kahalajärve Ussi kuningas, minu vanaema Julia-Maria oli tegelikult väga hea jutuvestja. Ja tema rääkis minule, kui ma laps olin, minu armas Vavi rääkis igasuguseid vanu legende ja juttusid ja luuletusi. Ja minu meelest see on niivõrd mahlakas lugu, et ma palun ka selle Anul ette lugeda, et seal tuleb seda Põhja-Eesti murret, mida meil kodus ikkagi räägiti, mitte Põhja-Eesti, vaid lausa Kuusalu maamurret. Ja meil on oma siis Loch Ness või Loch Kahala. Kahalajärve Ussi kuningas. Rahvasuu teab rääkida, et Kahalajärves suur vesihall uss elavad. Vahel on nähtud ussi vee peal terasse tõmbunud lesimas, kroon peas. Teinekord jälle ümber kalameeste paatida kiiresti kiire tegemas, nii et vesi möllab ja vahutades keeb. Vahel selgetel õhtutel on üle küla kuulda järvelt kõvasid plaksusid. Siis taob Ussi kuningas saba vastu vett. See ennustavad peagi saabuvat vihmast ilma. Kõnelejad teadsivad ennemuste kõvasti kinnitada, et meie külas vanamees elanud, kes Ussi veesest välja osanud kutsuda. Tule nüüd viesta, kullakarva laine siesta, viekarva, vihmaviekarva, lainekarva, soakarva, ojakarva. See Ussi kuningas olla osanud kõiki hädasid ja tõvesid ravida. Minu vanaema teadis, et ühel lapsel olnud kord midagi paisetaolist. Mees kutsunud Ussi veesest välja, uss tulnud, lakkunud ja laps saanudki terveks. Ja aitäh. See oli siis see minu vanaema. Ja ma olen ise ka kuulnud need plaksusid, aga ma olen arvanud, et need on õige tiiva need plaksud seal vastu vett. Aga mine tea, äkki on Ussi kuningas. Ja neid legende on päris huvitavaid ja mitu nägemised. Neid on koguni 2, et siis kohalikud inimesed ise näinud arvatavasti siin 100-150 aastat tagasi. Et üks kalamees oli jäänud udu kätte ja ei osanud enam koju minna ümber järve nii 2 udu ja täitsa eksinud. Ja siis näeb üks sinise kuuega mees tuleb ja hakkab kõndima üle vee. Ja tema kohe ka davai järgi. Ja tuligi niimoodi üle vee, kuni jõudis sinna Kopla ja Suudmesse ja mõtles, et ütleb mehele aitäh ja mees kadunud. Nii et üle vee nad kõndisid nagu jeesukesed. Ja teinekord jälle seal samases nähtud, et vana hallipeaga naine istub vee peal ja ketrab kokki. Nüüd on siis selline, ütleme, päris hiljutine lugu, väga armas lugu südamekujulisest saarest Kahalajärvel, mille minule jutustas Mati. Mati, aitäh! Ja mina siis räägin edasi, sa võid mind parandada, kui ma valetan. Et see juhtus ka siin mitte väga ammu, kui üks kohalik kirglik kalamees, noor mees, armus ära kohalikku naisesse. Ja ta sõitis paadiga järve peale, see jääb rohkem sinna, ütleme, siis Hiie ja siis Kalamäe poole, kus ta sõitis järvele ja seal oli üks ujuv selline saarekujuline putt, mille ta siis kinnitas vaiaga järve põhja. Ja nüüd tal oli unistus selline, et ta nüüd talvel, kui tuleb jää, siis ta veab sinna autokoormaga hästi palju killustikku, kruusa ja tekitab sinna kohe sellise saare
et siis on tal hea seal istuda suvel, kala püüda ja vaadata tegelikult, kuidas armsam lüpsab kaldal lehma. Aga jäi see tal tegemata. Seda kildu ta sinna ei vedanud, seda kõvapinnaga saart sinna ta ei tekitanud, aga sellest on tekkinud väga ilus südamekujuline saarekene. Seal ei ole sellist kõva pinda, seal on hästi palju siis Mati just veelindude pesi, luikede siis pardiliste pesi ja näeb ta siis linnulennult välja selline. Et minu meelest väga armas, et legendid võivad tekkida ka tänapäeval. Nii, see on nüüd tegelikult Vassili Perovi, see on illustratiivne selline pilt, et tuleb siis meil mõisaaeg, meil ei ole väga palju mälestusi nüüd, kuidas järvel siis kalapüük käis mõisa ajal, aga seal on näha jahimehed hommikul järve ääres, mitte Kahala järve ääres loomulikult. Minu kodus, see tähendab praegu muuseumis täpselt seesama kogu läänvaip siis sellest maalist tehtud mu vanaisa voodi kohal ja tegelikult käib siis jutt ajalehest Olevik 1884 siis Kuusa külalise pardijahist. Õigemini kõrgekülalise pardija, sest külaline oli tõesti kõrge. 30. juunil ja 1. juulil käis keiserlik kõrgus suurvürst Nikolai Nikolajevitš Noorem Kuusalus pardijahil. Kõrge võeras sõitis Raasiku jaamast Hiiu mõisa, sest sealt Turaka katku pealt hakkas pardijaht pääle. Pärast lõunat oli pardijaht mere ääres Pudisoo külas Sitri mõisa lähedal. Keiserlik kõrgus jäi kapten Andreevski juurde Väike-Sitri öömajale. Pühapäeva hommikul kella 6 ajal mindi Kahala järvele pardijahile. Vahepeal käidi Kahala jaamas pruuposti võtmas. Selle päeva saak oli 77 parti, keda suurvürst enamasti kõik ise maha laskis. Eilsetega kokku 111 lindu. Järve äärest, mille kaldale Uuriküla neiud ja peiud ilusa pullvärgi ja auvärava olivad teinud ja tee puude ja vanikutega ettinud, ratsutas keiserlik kõrgus rahva hulga vaimustatud hurraa hüüdmiste ja elada laskmiste saatel jälle Sitrasse tagasi, kus söömaaega pidas ja siis õhta 8:30 Aegviidu jaama raudteele sõitnud. Söögi ajal mänginud Kuusalu mängukoor kõrgele külalisele ja lahkumisel mängitud keisrilaulu. Keiserlik kõrgus oli siin väga rõõmsameelne ja lahke, tervitas rahvast igal pool lahkestel. Ka Raasiku jaam oli ilusasti ära ehitatud. See tekitas minule kohe sellise elava pildi ette ja ma mõtlesin, et mõtle, kuidas ikkagi Janno ja Emil seal ennem sebisid, et selline kõrge külaline tuleb ja Ivisal Kahala jaamast siis keekis aga suppi, et ta läheb sööma ja siis ma kujutsin, et see pullvärk on ka päris tore sõna, et kuidas ma arvasin Uuriküla peiud ja neiud, et kes need võiks olla, et kindlasti Liis ja Roland seal korraldasid siis seda auväravat, et see tundus mulle tegelikult päris põnev ja naljakas. Aga laseme veel edasi. Nüüd järve majandusest mõisa ajal, nagu ma ütlesin, ei ole meil päris palju teavet. Ma tean, et mingil ajal oli mõisa ajal siis järve kalamees Ants Volberg, kellest tuleb ka hiljem juttu. Ja mõisa ajal tegelikult järve eriti ei kurnatud, kalapüük toimus ainult talvel ja noota veeti siis ka ainult talvel, minu meelest ühe korra selle jooma koha pealt, aga sellest kalapüügist tuleb meil hiljem hästi palju juttu. Nii et seal on näha, mis on pildi peal praegu, et see on nüüd naelkumm, et see on tegelikult siis hobuse jäänaelaga raud.
ja juttu tuleb nüüd jäävedu Kahala järvest mõisa keldritesse, kus siis jääkeldrisse pandi jääkihiti saepuruga ja hoidis sõli külma. Keldritesse veeti jää Uuri küla Sepa talu Veskitammi takka. Suurem jäävedu oli Kahala järvest. Seda tööd tegid 6-8 meest, igaüks 2 hobusega mitu päeva. Jää paksus oli 40-60 sentimeetrit. Sellest pool oli vee all ja seda nimetati veejääks. See oli helendav ja läbipaistev. Ülejäänud oli matt lumesulamise jää. Kirvestega raiuti ette meetrilaiune jääriba ehk pink, millest hakati tuurade ja kirvestega välja raiuma meeter korda meeter jäälahmakaid vabasse vette, mis veeti välja erilise kannustega reega. Keldrites hoiti neid vaheliti saepuru kihtide all. Ja siis olid seal hoiul, sellest on kirjutatud ka mõisa keldris, et kuidas näiteks suitsulõhe kalad, mida siis pidi iga poole tunni tagant keerama, kui ta oli seal siis selle jahedas jääpanga peal, et rasv üks ühele poole, et sa pidid kogu aeg seda suitsukala keerama, enne kui seda siis serveeriti. Et selline huvitav jutt veel. Nii, ja nüüd tuleb siis noor Eesti Vabariik ja on selline asi, et metsad võetakse suuresti maha 20-ndatel ja riik tahab kiiresti rikkaks saada, rikkamad saavad veel rikkamaks, vaesed jäävad veel vaesemaks, see oli väga raske aeg see 20-ndatel. Et tegelikult siin ma räägin ka hiljem ühe perelugu ja nüüd tulevad meil siis arhiivist ajalehe artiklid, mis, need on väga vastakad mõtted, aga kohe kuulame. Vaba maa 1920. Kes Kuusalust kala püüavad ja kes järve ainult tohivad vaadata. Kahala järv, mis peale Ülemiste järve kõige suurem Tallinnamaal, on kalapüügiõiguste poolest juba aastate viisi jõuka 2 talu omaniku ja teedepodrätsiku Volbergi käes rendil. Suur mudapõhjaga järv on rikas karuski kaladest ehk kogridest. Volberg tõmbas talvel rohkeste noodaga saaki. Kalad viiakse linna, sest kohalik rahvas neid Volbergi poolt nõutud hindadega osta ei jõua. Volga mõis, mille külge Kahala järv kuulub, võeti põllumajandusministeeriumisse üle. Nüüd tahetakse kalapüüdmise õigus järves enampakkumise teel välja rentida, mille tõttu karta on, et Volberg enesele jällegi järve kuninga võimu ostab. Kohaline rahvas nuriseb, miks loodusannid ainult 1 mehe tasku lähevad, kellel pealegi varandust küllalt. Kalapüüd tuleks kõigile vabaks jätta. Pealegi tõmbab Volberg oma paremate püügiriistadega järve kaladest ennem tühjaks, kui ümberkaudsed elanikud väikesel viisil püüdes. Jaa, et nüüd Turba ühistu Järvesoos, mis rajati siis 1920 ja kohalikud mehed, seal on need nimed siis olemas, Jakob Kalle, Johan Steinberg, Johannes Kraanfeld, Jakob Riiberg, Willem Priimann ja põllumajanduse metsade peavalitsus annab siis meestele kasutada 10 hektarit seda raba ja sood seal järve ääres ja see läheb sealt enam-vähem Loksa talu juurest üles, rajati selline turvakraav, mida mööda äärtsa siis hobusega minna seda turvast välja vedama. See, kellel endal ei olnud aega minna seda turvast lõikama, siis selleks palgati sinna turvatööstuse ettevõtja, kes lõikas seda turvast, pani kupitsatesse, tegi kuhjad, kuivatas ära, nii et pärast liitus sinna paljude külade siis, kuidas ma ütlen, inimesi ja see turvas olevat olnud ja ongi loomulikult, ma tean seda omast käest väga hea loomadele allavanuks. See on siis ka nüüd Arno Leppnurme töös siis 1962.
aga nüüd ma räägiks natukene siin vastukaaluks, meil tuleb veel mitu seda vabariigiaegset ajalehe artiklit, kus siis on nüüd ütleme kohalik inimene, järve äärne elanik, kus on 39 talu, mis järvega piirnevad ja väga hea raamat on Toomani talust Eerika Nõmme, see on siis just Hans Volbergi 8. laps, seal peres oli 10 last, väga haritud, jõukas pere, väga töökas inimene oli Hans ise, ta oli tegelikult teederajaja, kaevude ehitaja külas ja tema ehitatud on ka see Tsitre siis sadamasild või kai, kus tulid suured laevad, nii et kohalik mees väga ettevõtlik ja väga hea ärivaistuga. Ja nüüd loomulikult Eerikast siis sai Eesti esimene naisarhitekt. Tema vend August Volberg loomulikult oli võib-olla temast kuulsam, aga Eerika mälestused on väga ilusad ja Eerika kirjutabki oma isast ja kirjutab ka oma versiooni sellest vastuseisust tegelikult, kui isa oli juba mõisa ajal siis järve kalamees, aga 1912 on siis esimene kontrakt temal mõisaga ja nüüd edasi, kuidas nagu läheb, et tegelikult seda kala püüti sealt ikka meeletult. Ja alguses viidi kala siis iga päev hobustega Tallinna turule, kus see müüdi maha. Kala oli kallis ja hiljem juba liinibussiga. Nii et kui liinibuss hakkas käima, pandi liinibussi peale, viidi siis Tallinna turule ja müüdi seal maha. Aga selleks, et see kalasaak oleks parem, oli vaja jälle ehitada sinna Puhla ojale tamm ette, mis viis vee välja ja järve pinda kogu aeg tõsteti, aga see pind kujutas üle ümbruskaudu inimeste heinamaad ja siis ka põllumaad. Ja sellest tuleb nüüd suurem kemplus, Anu palun loe. Vaba Maa artikkel aastast 1933. Kahala järv tüliõunaks. Pahem käsi ei tea, mis parem teeb. Üks kaevab kraave, teine paisutab vett. Kahala järv Harjumaal Volga vallas on üks suuremaid ja kalarikkamaid. Temaga puutuvad kokku 36 talu krundid. Järv on Põllumajandusministeeriumi poolt välja renditud Volbergile 88 kroonise aastarendiga. Kuna rentnik ise saab aastast 8200 krooni tulu. Ümbruskonna põllumeestele teeb palju kahju järve veepinna tõstmine, sest rentnik ehitas Põllumajandusministeeriumi loal ojale, mis järvest välja jookseb, tammi ette. Järve ümbruse põllumehed lasid kultuurtehnikute poolt valmistada maaparanduse plaane, on kaevatud kraave, küntud ja külvatud ja isegi riikliku maaparanduse laenu kasutatud, kuid paisutatud vesi hävitab nüüd kõik tehtud töö. Niisiis Põllumajandusministeerium ühe käega toetab, teisega hävitab tehtud töö. Järve rentnik sulges isegi tammiga magistraalkraavi, mis järve sisse jookseb. Kahju kannatajad pöördusid kohaliku konstaabli poole, kes seletas, et ilma kohtuotsuseta ei tohigi tammi kõrvaldada. Nii tuleb oodata paar aastat, enne kui kõik kohtuinstantsid läbitud, siis võidakse alles oma maa peal võõras tamm kõrvaldada. Suurt pahameelt tekitab kalapüügi küsimus. Järve rentnik ei luba krundi omanikel nende oma krundi peal oma kraavist kalu püüda. Hiljuti oli juhus, kus konstaabel järve rentniku nõudel sundis krundi omanikke oma maa peal kraavist püügiristu välja tõstma. Peale selle pole Põllumajandusministeerium küllaldaselt kontrollinud järve rentniku tegevust ja on võimaldanud temale lubamata püüki. Rendilepingu põhjal tohib järve rentnik iga kahe aasta järel korra üle järve tõmmata noodaga, kuid tegelikult tõmmatakse igal aastal ja mitu korda. Näib tõenäoline, et ministeeriumil polnud õigus järve terves ulatuses välja rentidagi,
sest osa ostetud taludel puudub punane joon kaardi peal talukrundi ja järve piiri eraldamiseks ning Balti eraseaduse põhjal peaks nii kalapüügiõigus olema Keskjärveni. Neil päevil esitasid krundi omanikud ministeeriumile palve oma õiguste jalule seadmiseks. Ministeeriumis öeldud, et teil pole mingisugust kalapüügiõigust ega õigust nõuda veepinna alandamist ja tehtud kahjude hüvitamist. Ja alla on kirjutanud kohalik põllumees. Tähendab, ta on esinenud inkognitona seal ajalehe artiklis. Aga nüüd Erika ise jutustab ka oma mälestustes seda, et see oli Rukkilõikes ajas, pidi olema siis lauritsepäeva paiku 10. august, kui kodus tapeti suur siga. Ja see oli üles riputatud küll aidas ja ta ootas aina, ema ootas, et mehed tukendavad selle ära, sest oli palav aeg ja vaja siga ruttu soula panna. Aga mehed läksid järvele, sest kala oli vaja välja tuua. Ja tulid tagasi alles järgmise päeva lõunaks ja see suur siga oli hapu. Ja nüüd oligi nüüd selline asi, et tegelikult ema oli hirmus pahane, ta pidi ju ikkagi sellest rikkunud lihast perele süüa tegema. Aga tegelikult ühe päeva kalasaak oli tunduvalt kallim kui üks siga. Et sellest tuleb siis näiteks see võrdlus, et kui palju tegelikult maksis see kala, kui palju sai tulu siis selle kalapüügist. Jätame selle ülepüügi. Ma lihtsalt ütlen selle ära, et siis see õigus selle pere, see tähendab Orbergil, oli esimesest maailmasõjast kuni teise maailmasõjani oli tema siis, järv oli tema rendil, mis tekitas kohalikest pahameelt, aga rentniku õigus. Et mis teha? Ja nüüd 33 kirjutab siis Vaba Maa seda tegelikult, et kui mehed lähevad kalale, siis kala lihtsalt enam ei tule. Et kala on püütud nii palju üle, et järv on tühjaks püütud. Aga loomulikult, eks seda kala palju tuleb juurde. Nii et, aga nüüd me räägime palju lõbusamast asjast, pulmasõidust üle järve jää. Neid siis, see on nüüd Aadu Kivilüüdi mälestused Suurekõrvest. Aadu ja Leppnurm olid siis meie esimesed koduloo uurijad Kuusalus ja Aadu Kivilüüdit on hästi palju mälestusi tegelikult. Ja minu meelest see on selline lõbus lugu, nii et jah. Külmade tuleku ja taliteedega on seotud pärimuse järgi vana tava ulmasõit. Ulmasõit toimus pärast laulatust üle Kahala järvel, kus toimus võidusõit. Ulmi püüti pidada võimalikult taliteede ajal. Hea hobune oli talumehe uhkus ja talle taheti saada ka tunnustust. Ulmasõiduks hooldati hobuseid paremini. Vanasti pulmatavas oli nii, et peigmehe või pruutpaari hobune pidi teistest parem olema. See tõotas noorpaarile õnnelikku elu. Sellega seoses ilmusid küladesse traditsioonilised pulmasõitjad. Minu emapoolne vanaisa Jakob Konton Uurist Ulga talust oli ka külas pruudisõitjaks ja pulmades isameheks. Jakob Konton jutustab. Viimase sellise sõidu tegin mina 14. märtsil 1948. aastal. Järve jää oli ideaalne. Sula sisse tuli kerge lumi, mis märja ilmaga ei olnud vali ega libe. Hobuseid oli võidusõiduks kokku 15. Minul oli siis parajas eas Eesti Klepperiverd hobune, kes ei kartnud koha peal ühtegi võistlejat. Tegin vahepeal nalja, et lasin mõnel võidusõitjal endast mööda sõita, aga tulin ikka alati esimeseks. Mehed tegid ka Kuusalust kirikust tulles võidusõitu. Vanaisa armastas tuliseid hobuseid. No nii, palju meil aega on üldse? Kas me, kes oskab? Jah, tegelikult ongi juba aega hakkab vaikselt ütle saama. Vaatame korra selle nüüd nõukogude perioodi, mul on siin väga mõnus filmiklipp ja see puudutab ka kohal olevaid inimesi, et Kolga kompoos ühisjõud moodustati 1949 ja Kahalas-Narkoosiks üle läks 1966. Nüüd 60ndate algusest, ma arvan, on see filmiklipp siis Tallinna linna arhiivist, kus siis on näha, meil öeldi mitte Kalamäe, meil öeldi Kalamäe just ja Ingrid Tomberg
püüavad kalale, nii et selle võttu ka. Pilt on ainult arvuti ekraanil. Sest teinud, mis on praegu seal pildi peal näha, see on meil Kolga muuseumis, seal on järvekala. Ise järvekamala ümbruse lapsena tean, et sellel kalal on tohuva muda maitse. Eks seda söödi meil kodus ikkagi ka, aga nüüd vist õnnestub meil pildi panema. Et vaatame selle ära, ülejäänud jäänud jääb teile istuäratusest, kui tulete Kolga muuseumisse, meil on tegelikult materjali palju, nii et kalamehe avarussel ei ole piiri. Kui kala tuleb Kahala järve kudema, tere tulemast. Tahta tagasi minna, on kõik teid kinni. Kolga kolmuus hakkas mõni aeg tagasi veekogu eest hoolt kandma. Selle tulemusena on Kahala järv muutunud kolmuusile turutoovaks farmiks. 2 pensionäriealist kalameest Juhane Saaber ja Henrik Tomberg ei jää maha põhjaranniku uusatest kaluritest. Viimase 3 aasta jooksul on nad järvepõhjast välja tabanud vähemalt 3 Volga väärtuse. Varem ei andnud veekogu kolhoosile aga kopikatki. Mõneti pool vabariigis ujub kolhoosirahva käeulatuses kinni püüdmata parandusi. Mõtelgem siis, kuidas paremini kasutada meie järvede rikkusi. selline tore filmiklipp. Ma arvan, mina tänaseks selles mõttes lõpetan, meil jääb küll üks osa sealt rääkimata järve tühjaks laskmisest. Mul on hea meel, et Hando istub ka tegelikult siin, et ma räägin pärast sinuga võib-olla kahekesi seda Onokat, seda lugu, aga tere tulemast Kolga muuseumisse kuulma nii Kahala kui ka kõikide 64 küla lugu, mille 6 on Põhjakalna muuseum. Aitäh! Ja aplaus Ulvile. Ja küsime, kas publiku seast on tekkinud Ulvile mõned küsimused? Seoses nendest lugudest. Et jäi küll veel osa aja tõttu siis vaatamata, aga siis seda Kolga muuseumis ka võimalik selle kohta siis infot saada. Ja praegu siis palun